Yana Toom, äsja lõppes arvamusfestivalil debatt, kus peateemaks demograafia. Demograafiline kriis ei ole mingi uudis. 2 viimast aastat on sündinud vähem kui 10 000 last Eestis. Miks meil nii on läinud? No esiteks ega arenenud maailm väga ei sünnita, me pole siin mingi erand, aga me läheb halvemini kui paljudel teistel. Ja põhjused on mitu, me siin kõik need loetlesime, isegi Reformierakonna esindaja oli sellega osaliselt nõus. Esiteks nende otsus pöörata tagasi paljulapseliste perede toetus. Ka Signe Riisalo ütles, et see oli valus, kuigi tema arvates vajalik, aga valus siiski. See, et meil on eluasemekriis, et noored ei saa endale lubada tegelikult, peavad tegema valiku, kas nad ostavad korteri, võtavad laenu 25 aastaks või nad sünnitavad lapse, mille ülalpidamiskulu Statistikaameti kohaselt on 576 eurot vähemalt ja lapse toetus on 80. Et on nagu selge, et see on väga raske asi. Laps on muutunud Eestis luksuseks ja see muidugi ei pea niimoodi olema. Aga selleks me peame tegelema mitte ainult sellega, et me veename vaesed noori naisi täitma oma kohust, vaid me peame ka vaatama majandusele otsa, me peame vaatama otsa ka sellele, milline on meil maksusüsteem, me peame kõrvaldama need alused, mis tegelikult loovad ja taas loovad Eestis ebavõrdsust. See on peamine probleem. Madal sündimus ei ole ainult Eesti probleem, vaid see on ka laiemalt arenenud ühiskondade probleem. Miks see nii on? Miks ei taha siis haritud naised, haritud pered lapsi? Ma ei usu, et keegi ei taha nagu lapsi. Küsimus on selles, et kogu elu toimub kuidagi hiljem. Ma lõpetasin kooli aastal 83, olin 16 aastat vana. Ma läksin ülikooli, kui olin 16 aastat vana. Minu lapsed lõpetavad kooli, lõpetasid 19 peaaegu 20. See kõik on kuidagi lükkub edasi. Siis sa lähed ülikooli, siis sa lõpetad selle ülekooli, siis sa pead leidma töö, siis sa pead kuidagi ennast kindlustama, siis sa vaatad, ma olen 35. Siis sa saad selle esimese lapse, mis ilmselt jääb ka viimaseks, sest vaevalt keegi alustades 35-selt, kus on naisterahvas, sünnitab endale veel 3, on ju. Et see kõik nagu see on kompleksne asi ja see lihtsalt niimoodi on. Aga maailmas demograafilist kriisi ei ole, nagu ma siin ka debatis ütlesin, 20. sajandi alguses elas maamunal 1,5 miljardit inimest. Täna elab 8 miljardit. Nad pole eurooplased, tõsi. Ja lõpetuseks lähenevad Riigikogu valimised. Sina oled 5 lapse ema, 5-kordne vanaema, et millega Keskerakond välja tuleb, et sinusugused vapraid naisi veel rohkem oleks Eestis? No ma juba ei saa kahjuks panustada Eesti rahva iibesse kuidagi moodi, vanus pole enam see. Ma arvan, et me peame vaatama otsa meie vanemahüvitisele, mis on sügavalt ebaõiglane, sest 3% naistest saavad 17% sellest rahast, mis on vanemahüvitiseks üldse mõeldud. See kõige kõrgem see, mis on 4300 eurot, seda saavad kätte 3%. Teised saavad näpuotsaga, see ei tööta niimoodi. Teine asi, meil on tegelikult väga suur probleem, et meil ei ole väga väikestele lastele lastehoidu, lihtsalt ei eksisteeri. See naine on vägisi vähemalt 1,5 aastat ja peab olema kodus, mis on hea. Aga tegelikult see ei pea niimoodi olema, peab olema võimalik minema tagasi tööle, sest kui ta tuleb peale 2-3 aastat tagasi, siis muidugi esimene asi, mida ta näeb, on palgalõhe. Sest ta alustab sealt, taas läheb nagu nulli. Ta kaotab need aastad, ta kaotab need võimalused. Nii et tuleb siin vaadata nagu kompleksselt seda kõike ja muidugi astmeline tulumaks ilma selleta ei saa. Päriselt nagu ei saa, kui me vaatame, kus on kõige kõrgem sündivus Euroopa Liidus. See on Prantsusmaa, see on Belgia, väga teistsugune maksusüsteem. Tõsi, Rumeenia ja Bulgaaria ka, aga seal on olemas selline asi nagu vanavanemate institutsioon. Seal on veel vanemad ja vanased, kes ongi pensionile, vaatavad oma laste lapsi. Meil sellist asja ei ole. Eesti on, me oleme siin üks, vist see on Euroopa Liidu rekord, kui ma mäletan õigesti, meil töötab 55% pensionäre. Euroopa Liidus keskmiselt 13%. Miks me seda teeme? Sest meil ei ole töökäsi. Ja meie pensioni pole võimalik ära elada. Nii et see on, me ei saa lahendada demograafilist kriisi, kui me ei tegele majandusega tervikuna. Seega, head vaatajad, Keskerakonnal on lahendused olemas, toetage Keskerakonda.